Hamasi 7. oktoobri veretöö järelmõjud tõid organiseeritud Ameerika juutidele valusa reaalsuse. Paljud liidud, mida nad olid aastaid teiste vähemusgruppidega üles ehitanud, purunesid ootamatult just siis, kui diasporaa vajas kõige rohkem sõpru. Kuid tekivad uued liidud, sealhulgas moslemite juhitud organisatsiooniga, mis propageerib mitte ainult solidaarsust juutidega, vaid ka suuremat rahu Iisraeliga. Sellest räägime selle nädala saates American View. Tere tulemast saatesse American View. Mina olen teie saatejuht Mike Wagenheim. Meiega on liitunud Anila Ali, Ameerika moslemi ja mitmeusu naiste võimestamise nõukogust, AMWEC-ist. Suur tänu, et leidsite aega meiega liituda. See on nii oluline töö ja olulised liidud, mida ehitatakse ajal, mis tundub olevat ohtlik juudi-moslemi ja juudi-araabite suhetes. Kuidas te ja teie organisatsioon selleni jõudsite? Olete küsinud minult küsimuse, mis viib tagasi 11. septembri sündmusteni. Just siis ründas sama ideoloogia, mis ründas Iisraeli 7. oktoobril ka meie riiki, Ameerika Ühendriike. Ja tol ajal olin ma noor ema. Olin just kolinud Ameerikasse, et olla vaba moslem. Ja äkitselt tundsin vajadust öelda seda, mida ma ei kuulnud Moshes ega moslemi organisatsioonides. Et me armastame Ameerikat. Me tulime siia Ameerika väärtuste pärast. Me tulime siia usuvabaduse, naiste õiguste ja võrdsuse pärast. Selle asemel kuulsin ma Ameerika süüdistamist 11. september eest. Ja siis hakati süüdistama juute. Ja tead, ma olin just lahkunud nii paljudest moslemi riikidest ja tulnud Ameerikasse. Ja mina ise olen pärit Pakistanist. Ma sündisin seal. Ja ma ei kuulnud sellist jäledat juudi vihkamist, nagu ma kuulsin oma kohalikus Moshees Irvinis, Lõuna-Californias. Ja kui ma nendele organisatsioonidele vastu astusin, sain aru, et neil oli minuga, moslemiga, võrreldes hoopis teissugune agenda. Ja see oli võtta üle Ameerika tsivilisatsioon, lääne tsivilisatsioon ja teha seda ka luues vaenulikkuse õhkkonda juutide ja Iisraeli suhtes. Ja siis tead, ma vaatasin oma enda abrahamlike juurte poole. Et ma olen moslem. Ma sündisin riigis, mis loodi umbes samal ajal kui Iisrael. See olid britid. Nemad jagasid selle Indiaks ja Pakistaniks. Aga minu vanemad, minu vanavanemad, kes kõik sündisid Indias, ei õpetanud mulle kunagi vihkamist kellegi vastu. Ja miks õpetatakse meile Ameerikas vihkama juute ja Iisraeli Lähis-Ida konflikti pärast, mida oleks lihtne lahendada? Me peame lihtsalt tooma iisraellased ja araablased kokku. See oli 30 aastat tagasi. Ja ma arvan, et tol ajal tundsin, et meil peab olema oma platvorm, sest me oleme suurim moslemite grupp Ameerikas. Et me ei ole araablased ja et sageli me ei nõustu. Ja nüüd ütleksin, et valdava enamiku ajast me ei nõustu selle vihkamise ideoloogiaga. Ja et islaam on ainus tee ning kõik teised tuleb tühistada. Kõik need ideed olid minu jaoks moslemina võõrad. Sest mina kasvasin üles valgustatud moslemite seas, kes olid ehitanud riigi, mis pidi olema ka turvaline pelgupaik vähemustele, moslemitele. Ja me nägime ka, mis juhtus, kui Lõuna-Aasiasse tuli naftadollareid ja tead, kogu see radikaliseerumine, see haaras endasse selle džihadistliku mõtteviisi. See haaras enda alla Lõuna-Aasia. Ja Ameerikas juurdus see sama ideoloogia. Ja meie ülesanne moslemitena, ütleksin mõõdukate moslemitena, kes armastavad Ameerikat, oli sõna võtta. Ja me tegimegi seda. Pikka aega tegimegi seda, kuni Ameerikas juhtusid teatud asjad, mis olid meist sõltumatud. Ja me mõistsime, et enam ei pea ainult tavalised ameeriklased sõna võtma, vaid ka valitsus peab oma osa andma. Sest Ameerika Ühendriikides on organisatsioone ja riike, mis on meie kui ameeriklaste kontrolli alt väljas, kes investeerivad Ameerika moslemite indoktrineerimisse. Ja siis me kõik teame, mis juhtus. Nii et ma sain aru, et mul peab olema naistele mõeldud platvorm, sest sageli need organisatsioonid, mis Ameerikas eksisteerivad, juba algusest peale olen kohanud palju naiste vihkamist.
Teate küll, Ameerika Islamisuhete nõukogu, IHNA, ISNA, Islamic Relief olen neid alati kritiseerinud selle eest, et neil pole naistele võrdset esindatust. Ja kui neil ongi naised, siis tahavad nad, et me oleksime lihtsalt sümbolid. Õde, sina võid köögis istuda. Ja ma olin sellele vastu, ma ütlesin, et Benazir Bhutto Pakistanis ei istunud köögis. Seda ei teinud ka keegi Indias ega Bangladeshis. Meil on Lõuna-Aasia naissoost juhid, kes on juhtinud suuri moslemi enamusega riike. Ja muidugi Indira Gandhi Indias. Ja see on minu tsivilisatsioon. Ja ei, sa ei saa mulle öelda, et ma köögis istuksin. Mul on võrdsed õigused, ma olen ameeriklane. Ja kui me hakkasime neid organisatsioone ja nende struktuure uurima ja nägime, teate, me saime nii palju naisi mošeede juhatustesse valitud, nad vaigistati. Miks? Sest nad ei jaganud seda ohvrimeelsuse ideoloogiat, mida need Ameerika organisatsioonid, mis väidavad end olevat moslemi kodanikuõiguste organisatsioonid, omavad. Teate, me armastame Ameerikat. Me tulime siia selleks, et meie lastel oleksid need võimalused, mida meil ei olnud, elades nendes valdavalt moslemi riikides, mis ei paku meile samu võimalusi, võrdsust ega väärikust naistena. Ja nüüd oleme tagasi selle sama ideoloogia juures. See ei olnud meie jaoks vastuvõetav. Ja meie liikumisest sai esimene moslemi naiste kodanikuõiguste liikumine. See oli aastal 2011 ja võite ette kujutada, et oli palju inimesi, kellele me ei meeldinud. Ma suudan vaid aimata. Nii et see on... Ma mõtlen, isegi nii, kui sa sellest räägid, siis lõhe või erinevused Lõuna-Aasia moslemi kogukonna ja Araabia moslemi kogukonna vahel. Kuidas sa arvad, et sinu loodud organisatsioon jõudis sinna maani, et seda laiendada, inimesi vastu võtta ja neid ühendusi luua? On lihtsam endasse tõmbuda, kui väljapoole suunatud tegevus teha. Kuidas see areng toimus? tead, varem ütleksin, et asjad muutusid pärast 7. oktoobrit. Drastiliselt. Aga kui me oma organisatsiooni ehitasime, oli nii palju moslemi naisi ja mehi, kes järgnesid meie eeskujule ja ütlesid, me armastame Ameerikat. Juudid on meie naabrid. Meil olid tugevad suhted juudi organisatsioonidega ADL Californias, ADL New Yorgis, palju juudi rabisid, kes toetasid meid. Meil olid suured usundite vahelised iftarid sünagoogides, kuni selleni, et moslemeid oli nii palju, et pidime ütlema, kuulge, me ei suuda neid kõiki sünagoogi ära mahutada. Ma mõtlen, kui vaadata ajalugu, kuidas me ehitasime oma suhteid juudi kogukonnaga ja muidugi ka kristlaste ning teiste kogukondadega, see oli ilus liikumine. Ja muidugi oli ka palju inimesi, kellele see ei meeldinud. Ja samuti, kui me seda Ameerikas üles ehitasime, siis paljud meie moslemi juhid, naised nagu mina, kes kandideerisid valimistel, mehed nagu mina, kes püüdsid nendesse organisatsioonidesse pääseda ja tuua arvamuste mitmekesisust, pluralismi, olid samuti sihtmärgiks ja vaigistati. Meie organisatsioon oli, ütleksin, selline, kus inimesed usaldasid meid, sest me tegime tol ajal koostööd ka USA valitsusega, et katsetada mitmeid projekte nagu vägivaldse äärmusluse vastane võitlus. Meie organisatsioon sai nii palju auhindu. Miks? Sest me ehitasime vastupidavat moslemite liikumist, kus just meie ise mõistsime sallimatuse hukka nii seestpoolt kui väljastpoolt. Kahjuks juhtus 2015. aastal järgmist. Me nägime antisemitismi tõusu. Teate küll, kõigepealt oli BDS ja me kuulsime sellest, siis tuli sionism, antisionism. Teate küll Iisraeli õigus eksisteerida, see on alati olnud küsimus, see ei oleks pidanud olema küsimus, kogu moslemi maailm oleks pidanud selle aksepteerima ja täna oleks palestiinlastel tõenäoliselt oma riik. Aga kuna seda ei juhtunud, hakkas see küsimus kerkima nende jutluste käigus, mida ma mošees kuulsin ja vestlustes suletud uste taga. Tead, mina ise pärast seda, kui Ilhan Omar valiti ja tema, teate küll, esindajana oleks ta saanud nii palju ära teha, et tuua moslemid ja juudid kokku, aga ta otsustas meid veelgi rohkem lõhestada. Aga mida ta tegelikult tegi, oli see, et ta avas väravad kogu sellele antisemitismile, mida olid need organisatsioonid ja struktuurid moslemi kogukonda juba sisendanud. Ja sellest sai normaalne, mõnikord isegi popp öelda, et juudid juhivad maailma.
juudid juhivad Hollywoodi. Ja kui sa kuuled seda rohkem kui 10 korda, hakkad sa seda uskuma. Ja ma märkasin suurt muutust isegi oma juhatuses. Meil olid moslemid, juudid, kristlased ja oli sündmusi, kus keegi lihtsalt ütles, tead, miks me ei kirjuta midagi, tead Ilhan? Mis siis, kui ta seda ütles? Ta on esindaja. Ta lihtsalt räägib tõtt, eks? Nii et kui sa hakkad valitud esindajate poolt tulevat antisemitismi õigustama, siis on midagi tõsiselt valesti. Ja seda ma nägingi, tead, kui ma töötasin, et see antisemitism ei olnud enam lihtsalt peidetud sionismi vastase retoorika taha, Iisraeli õiguse eksisteerida, PDS-i ja Palestiina asja taha. See ründas avalikult juudi rahvast. Ja mina võtsin siis seisukoha meie organisatsiooniga. Tead, meil oli väljakutseid. Oli moslemeid, kes läksid mošeesse ja küsisid, oled sa Amvaki liige? Ja nad ahistasid neid, nad vaigistasid neid. Paljud naised astusid esile, nad kandideerisid Floridas ametikohale, nad kandideerisid Michiganis ametikohale ja kuna nad ei olnud antisemiitlikud, nad ei olnud Iisraeli vastased, ahistati, vaigistati ja hirmutati nii neid naisi kui ka mehi. Ja siis seisis seal lihtsalt Ameerika moslemi mitmeusulise naiste võimestamise nõukogu, olles lootuse majakaks Ameerikale. Ma tahan siit selle kohta küsida, sest juudina me nägime seda reaalajas, organisatsiooni järel. Need, kes nimetavad end kodanikuõiguste organisatsioonideks, progressiivseteks organisatsioonideks, lahkuvad rivist, jätavad juudid sisuliselt oma pead või veel hullem, asuvad aktiivselt ründama. Mis eristab neid gruppe teie grupist? Mida te nägite? Mida teie nägite, mida nemad ei näinud? Mis pani teie grupi, teie liikumise ja teie ringkonna inimesed jääma ja eesmärgile kindlaks jääma, kui teised nii kiiresti põgenesid? Kas oli pikk protsess? Kas oli indoktrineerimine? Mis see erinevus siis oli? Sest ma olen seda küsimust juudi juhtidelt nii palju kordi küsinud. Nad suudavad sellele 100 erinevat vastust anda, nagu juudid ikka kipuvad tegema. Aga mind huvitab, mida sina väljaspoolt vaatajana nägid? Tead, ma olen alati uskunud, et abrahamlik ühtsus on tugevam kui miski muu. Ja miks ma ise üles kasvades nii tugevalt usun moslemi, juudi ja kristlikesse väärtustesse ning ühtsusesse, on see, et mu vanaema oli Indias silmapaistev naisjuht. Ja ta oli esimene moslemi naine, kes valiti Indiasse kongressi meessoost domineeritud hinduistlikus riigis, kus moslemid on vähemuses. Ja ta kirjutas palju islamist ja naiste õigustest. Ja nii kasvasin ma üles selliste juhtide keskel ka minu isa, kes teenis Inglismaal Pakistani heaks. Ja tol ajal nägime seal moslemi kogukonna radikaliseerumist. Ja ta viis mind kõigisse nendesse piirkondadesse Inglismaal. Ja mida ta kuulutas? Abrahamlikku ühtsust ja ütles, tead, see ei ole islam. See ei ole meie kultuur. Me tuleme Induse oru tsivilisatsioonist, kus armastatakse kõiki inimesi, kus meil on sajandeid olnud pluralistlikud väärtused, kus budism on õitsenud, hinduism on õitsenud ja me ei vihka. Ja see oli minu jaoks nagu déjà vu, et tundsin, et pean moslemitele meelde tuletama. Kes te olete? Te olete pärit patriarh Abrahamist, rahu olgu temaga. Kui meie, moslemid, palvetame 5 korda päevas, palume Jumalal õnnistada prohvet Muhamedi ja tema perekonda nii, nagu ta õnnistas Abrahami ja tema perekonda. Ja kes õpetab meid vihkama Abrahami, tema perekonda ja tema lapsi. Ja see oligi kogu meie töö alus, et sul võivad olla geopoliitilised erimeelsused. Tead, sa võid vaielda. Sul võivad olla erinevad arvamused. Aga kutsuda üles juudi rassi hävitamisele, see ei ole islami väärtustega kooskõlas, see ei ole ameerikalik. See on lihtsalt kuri. Ja kui me kuulsime seda kinniste uste taga, kui mul olid kohtumised paljude nende juhtidega, ütlesid nad mulle, ei õde, sa ei saa olla juutide ja kristlaste sõber. Ja võid ette kujutada, et ma pöördusin kohe tagasi oma vanavanemate õpetuste juurde ja paljastasin nad. Ma kirjutasin sotsiaalmeedias, et
see on kodanikuõiguste organisatsiooni juht, kes väidab, et esindab meid kõiki, kuid ta ei esinda minu seisukohta. Ja tol ajal olid meil need vihaga tegelevad töörühmad. Ja nad andsid meile mõõdukatele moslemitele platvormi, et seista silmitsi islamistidega, kes istusid meiega koos. Teate küll paljud neist kodanikuõiguste organisatsioonidest. Ja ma küsisin neilt, vend, sa saatsid 5000 tekstisõnumit, milles öeldi, et Anila Ali on juutidega liiga lähedane. Ja ma küsisin, mis selles halba on. Ja siis oli kohal ka korrakaitse, see andis meile platvormi, see tegi meid tugevamaks. Ja see pani paljusid moslemeid naasma Abrahami juurte ja samuti Koraani juurde. Ja samuti mitte lasta Al Jazeeral end indoktrineerida, kuigi see oli meid juba indoktrineerinud. Ja nii. Seda silmas pidades sain ma sellest aru. Kui me vaatame oma Koraani, meie õpetusi, ja tuletame moslemitele meelde, kes nad on, see aitab neil jääda kindlaks usus, kindlaks ühtsuses. Ja seda me teeme ka täna. Me lihtsalt tuletame moslemitele meelde, kes te olete. Aga see ei tähenda, et erinevusi ei tekiks, isegi koos. Iisraelis erinevusi, mis õige. Alati, kuidas te sellega toime tulete? Kuidas hoiate neid erimeelsusi perekonna, nii-öelda laiendatud perekonna sees? Kuidas teie ja teie organisatsioon neid erimeelsusi lahendate? Me uskusime avatud vestlustesse ja aruteludesse ning sellesse, et asjadest tuleb rääkida. Me pidasime palju usundite vahelisi avalikke arutelusid. Me usume ka, et mosleemitena ei saa me vaikida, kui kristlasi kiusatakse taga moslemiriikides. Seega teeme selles vallas palju tööd. Ja me mõistame, et kui sa oled aus, et kui sa räägid tõtt, siis inimesed saavad aru, sa tead, sa oskad öelda, kes on ebasiiras, kes on lihtsalt juudi rahvaga sõbrad, sest praegu on see poliitiliselt kasulik. Ja kes teeb seda sellepärast, et nende usk ja väärtused seda nõuavad. Ja ma arvan, et Ameerika nägi, inimesed teadsid ja sellepärast ma istungi siin. Hoolimata katsetest meid tühistada, vaigistada, fatvadest meie vastu. Isegi veel 6 kuud tagasi, Maik, meil oli Abrahami ühtsuse üritus ja see oli lihtsalt koos söömine Californias. Imaam, pastor ja rabi. Ja neil kõigil on erinevad arvamused. Aga see on Ameerika. See on koht, kus tullakse kokku ja luuakse side, mis põhineb Ameerika väärtustel, aktsepteerimisel. Ja me kõik saame koos eksisteerida. Shura nõukogu Californias, CARE, kõik need organisatsioonid, moslemite kodanikuõiguste organisatsioonid, nad boikoteerisid meid. Nad kutsusid üles boikoteerima ühist söömaaega. Aga see paljastas hoopis nende enda kitsarinnalisuse ja inimesed teavad seda, inimesed nägid seda. Ma sain ka aru, et kui me rääkisime tõtt, siis tead, islamis on palju sekte, on šiiad, on sunniidid, on ahmadijad. Me oleme nad kokku toonud. Oli aeg, kui õiguskaitseorganid vaatasid meie poole kui moslemi naiste poole ja ütlesid, tead, pärast Miami-Dade'i tulistamist see LGBT kogukond kardab väga, et moslemid hakkavad nõudma nende hävitamist. Ja mis siis juhtus? Ja Anila, kas sa saad aidata? Me tõime kokku Ahmadija imaami, šiia, sunniidi, loomulikult koos meie Abrahami usundite pastorite ja rabiga. Ja me panime nad kõik koos lavale Ameerikas, sünagoogis. Ja me ütlesime, räägime vihkamisest. Ja siis oli sõnum nii ilus, et me kõik istume koos. Ahmadija imaam, kes minu juurde tuli, ütles, kas sa tead, õde, see on esimene kord, kui ma istun koos sunniitide imaamiga. Nii et naistel on, ma arvan, meil on eriline. Ma ütleksin, et meil on 5, kuidas selliste väga toksiliste probleemide ja äärmuslike ideedega toime tulla. Sest me oleme hoolitsevad, sest me hoolime oma järeltulijatest. Meil on 5, kuidas neid kasvatada. Meil on nii palju näiteid naistest, tead Abrahami usundite maailmas.
kõik meie emad, tead, Saarast Haagarini, Hadidžast Maarjani. Kõik need naised on teinud imelisi asju. Ja nii me ütlesimegi, et kui me suudame Ameerikale näidata, et nii me võime olla, meil võivad olla erinevad arvamused, aga Ameerika nimel hoiame kokku ja vägivallale pole ruumi. Kui sellest juba rääkida, sa juhtisid moslemi delegatsiooni. Esimest korda moslemite juhitud delegatsiooni Iisraeli päevaparaadil möödunud aastal. Kindlasti surve all, sest kogu paraad oli vägivalla ohu all. Mis tunne see oli, eriti arvestades selle aasta pingelist õhkkonda ja uut juhtkonda nii-öelda New Yorgis, mis samuti paraadi jälgis? Ma mõtlen, mis tunne oli seda delegatsiooni juhtida? Ma ei suuda seda sõnades kirjeldada. See oli lihtsalt nii alandlikuks tegev ja nii ilus näha nii palju põlvkondi juudi inimesi, kes on New Yorgist. Kes on New Yorgi üles ehitanud seismas seal ja ütlevad meile aitäh. Teate, vanaema hoiab oma lapse last ja surub kätt ning siis tuleb isa ja ütleb aitäh. See oli väga alandlikuks tegev. Ja see oli ka midagi, mis ütles meile, et me peame rohkem tegema, et me peame olema julgemad, et me peame olema häälekamad. Aga see ütles meile ka, et moslemitena ja juutidena peame me taas ühinema, et on palju moslemeid. Tead, oli paar moslemit, kes ütlesid, me ei pruugi kõndida, me lihtsalt oleme kõrval. Nad kõik tulid ette. Tegelikult üks neist tuli minu ette ja ma vaatasin teda ning ütlesin, okei, kas sul on kõik korras? Ja ta ütles, jah, see on lihtsalt nii ilus näha, et me oleme koos tugevamad. Ma olen alati seda uskunud ja minu jaoks oli see, et ma annan midagi tagasi oma juudi vendadele ja õdedele, sest pärast 11. septembrit tead, mina ja nagu paljud teised moslemid meid nimetati terroristideks. Ma ise olin klassiõpetaja ja paljusid lapsi kutsuti terroristideks ja mul endalgi oli palju selliseid juhtumeid. Aga just juudi kogukond astus esile. Tead, see oli ADL tol ajal, tead, üks Irvini linnapeadest. Ta nimetas kõiki pakistanlasi terroristideks ja ta tegi seda avalikult. Ja ei olnud, tead, Muslim Public Affairs Councili, ei olnud CARE-i, ei olnud ühtegi moslemi organisatsiooni, kes oleks astunud esile ja talle vastu hakanud. Kes astus esile? Juudisõbrad. Ja nemad õpetasid meile ka, kuidas enda eest seista ja kuidas tead, mida sa saad teha. Kuidas sa saad enda eest seista, nii et me ei saa seda teha. Me oleme koos tugevamad. Viimastel nädalatel, just hiljuti, Ämbak korraldas Washingtonis DC-s konverentsi, teise iga-aastase konverentsi. Ja see tundus olevat palju laiahaardelisem kui esimene üritus. Meil on jäänud vaid paar minutit. Räägi meile, kuidas neid üritusi üles ehitatakse ja mida sul tuleviku jaoks plaanis on. Tead, ma sain New Yorgis, kui me koos marssisime aru, et häid inimesi on rohkem kui halbu. Ma mäletan, et lugesin Anne Franki päevikut ja ta oli 13-aastane, kui ütles, et inimestes on rohkem headust. Ja kui me hoiame seda meeles ja paneme selle kõige ette otsa, mida iganes me ka ei teeks. Marssides New Yorgis, kohtudes juudi rahvaga, saime aru, et on palju inimesi, kes tahavad taas kokku tulla, hoolimata lõhestavast poliitikast. Ja nii me ütlesimegi, et ehitame üles veelgi tugevama koalitsiooni kui eelmisel aastal. Meiega liitus 35 organisatsiooni. Eelmisel aastal oli meiega umbes 50 moslemit ja need on moslemi organisatsioonid. Sel korral oli meil 70 organisatsiooni, moslemi, juudi, kristlikud, sikhi, hindu ja nad kõik tulid kokku, et meiega ühiselt seista ja öelda, me ei talu antisemitismi, me ei talu vihkamist ja koos oleme tugevamad. Ja selle asemel, et lihtsalt teate küll 50-100 inimest, nagu juhtus eelmisel aastal, oli väga raske isegi 100 inimest kokku saada. Meil oli 250 inimest, kes olid tulnud peaaegu igast Ameerika osast. Ja oli paar imaami, kes olid tormikiuste kohale tulnud. Ja loomulikult olid seal ka rabiid, organisatsioonid ja mõttekodade esindajad. Veelgi olulisem oli see, et seal olid New Yorgist pärit moslemid, kes tulid ja ütlesid, et me teeme midagi selle heaks. Ja kõik olid nii õnnelikud, et said taas samal platvormil olla. Ameerika tugevdamine ja üheskoos tugevam olemine, just seda me tahtsimegi teha.
Teate, seal olid Maroko moslemid, seal olid Afganistani moslemid, teate, seal olid pakistanlased, seal olid indialased, seal olid sikhiusku inimesed ja kõik nad rääkisid sellest, kuidas me peame sildu looma ja sellega jätkama. Ja muidugi olid seal ka demokraadid ja vabariiklased, mis oli samuti väga südantsoojendav. Me olime väga julgustatud seda tegema ja seda suurendama, nii et nüüd oleme avatud. Kui oled Ameerikas tegutsev organisatsioon ja soovid liituda meie abrahamliku algatusega inimeste ühendamiseks, siis oleme avatud. Liitu meiega, liitu meie koalitsiooniga. Juudid ja moslemid, demokraadid ja vabariiklased. Halleluuja. Ja Nilali, aitäh, et leidsid aega meiega liituda ning räägime sinuga jälle järgmisel nädalal saates American View.